tere! Sina, kallis YouTube'i külaline, kes sa siia juhuslikult oled nüüd sisse lupsanud või siis sa oled siin juba pikem jälgija. Igal juhul suured tänud, et sa oled siin. Ja meil on täna hästi vahva külaline Evelin Kurma. Tere, Evelin! tere! Ja Evelin on korraks meil käinud, andnud natukene nuusutada, millega ta tegeleb, aga meil jäigi see hästi põgusaks, kuna meil lihtsalt sai aeg otsa, aga nüüd on vahepeal juhtunud hästi kihvti asju. Me oleme Eveliniga siis nagu päriselt kokku saanud, mitte siis nagu, aga päriselt. Saime Tallinna vestlusõhtul ja Evelin on teinud mulle ka astroloogilise sünnikaardi analüüsi. Ja Evelin ütles, et ta tahaks veel kord seda teha, et ta arvas, et tal jäi mõned laused seal ütlemata, nii et me veel kohtume Eveliniga. Aga teate, see oli lihtsalt niivõrd võrratu ja niivõrd huvitav minu jaoks, et ma oleksingi tahtnud seda jääda kuulama. Et nüüd ma kutsusin Evelini siia tagasi, õigemini me rääkisime, et ta võiks siia tagasi ikkagi tulla ja aitäh teile, kes te nägite seda väikest lühikest videot ja kutsusite ka Evelini siia tagasi, nii et Evelin, kallikene, nüüd hakkame jälle otsast peale selles suhtes, et sa tegeled millega? Tere! Ma tegelen astroloogiaga, kuigi jah, see on lihtsalt üks väike osa mu elust. Et ma tegelen veel paljude muude asjadega. Et Aga ma lasen küsida ja, et selles suhtes, et või astroloogia, ma tahtsingi, et sa ütled seda astroloogia ise suust välja, sest tegelikult täna me siis räägimegi ikkagi pigem selle astroloogia teema ümber. Et emadena just me tegelemegi tegelikult miljoni asjaga, ema ongi üks nagu suur ettevõtja. Nüüd, enne kui me kokku saime ja salvestama panime, siis ka mina tegin siin ka oma perenaise asju ja rääkisime juttu ja rääkisime muid asju lastest ja nii nagu ta on. Ehk siis kuidas sina jõudsid sinna astroloogiani, et mis sind viis sinna, et nii nagu minult on küsitud, mis mind on viinud numeroloogiasse, aga mis sind on viinud astroloogiasse, et miks see hakkas sulle huvi pakkuma? noh, seal on, raske on öelda, et põhimõtteliselt tõenäoliselt mind on alati huvitanud igasugused sellised vaimsed asjad, aga astroloogia kui selline, kuna ma teadsin seda alati ainult nende horoskoopide järgi, Mm. siis oli minu jaoks pigem selline vale või pealispindne või midagi sellist, et üks päikesemärk ei saa sinu elu dikteerida või ütelda, milline sa oled. Ja tegelikult ma olen märganud ka seda, et mu päike on sõnnis, aga kuna mu tõusumärk on kaksikutes ja Merkuur on kaksikutes esimeses majas ehk siis tõusumärgi valitseja ja lisaks veel nüüd see progresseeruv päike on alates 11. eluaastast kaksikutes ja lisaks nüüd ta liikus esimesse majja, siis mul on rohkem kaksikuid kui sünni ennast. Aga see, mis mulle näiteks astroloogia puhul meeldib ja miks ma olen nagu selle tee valinud, on see, et mind on alati numbrid väga huvitanud. Mulle meeldivad nagu numbrid, ehk siis matemaatika oli mu lemmikaine koolis. Ahah. Ja ma tahan nagu põhjalikult süvitsi minna, ehk siis ma tahan nagu mingeid oma seoseid luua või midagi sellist. Ja astroloogias on just see võimalus, et seal otseselt nagu numbreid kui selliseid väga ei ole. Majad on muidugi, aga selles suhtes, et kraadid ka, aga põhimõtteliselt väga seal numbreid ikkagi ei ole, et seal on need zodiaagimärgid ja nii, aga just need seosed, et ma õpin nagu selgeks, mida tähendab mida kõik need planeedid tähendavad, siis mida kõik need zodiaagimärgid tähendavad ja siis loon enda seosed, et kuidas need kokku panduna võivad väljenduda. Kuna astroloogia on tõlgenduse küsimus, siis see tähendab seda, et seda võib tõlgendada täiesti erinevalt. Selles suhtes, et kuna inimesed on kõik erinevad, siis neil väljenduvad erinevad osad. Ja siis lõpuks ongi see, et üks võib olla sõnnina väga kangekaelne, teine võib olla lihtsalt iluarmastaja
mis on ka sünnile iseloomulik või mugavuse otsija või siis mingi näiteks rahadega käitub või raha armastab või midagi sellist. Et seal on palju erinevaid nüansse, mis igal inimesel mängib erinevat rolli. Hullult huvitav selles suhtes, et vaata, sa ütlesid ka, et numeroloogia või selles, ei, matemaatikas olid sa hea, minul oli matemaatika 2. mul õpetaja tukistas kogu aeg siit, ütles, kas sa ei saa aru, et 2 × 2 on 4. no ei jäänud pähe ja nüüd tegelen siis numeroloogiaga, et selles suhtes, et muidugi siin on õnneks ainult 9-ni vaja nagu sellist klassikalist väga lihtsat numeroloogiat, aga sealt nagu süvenenumalt, siis ma juba võtan sealt rohkem neid numbreid seal kuni 22. aga ma imetlen teid astroloogia, et enne kui ma numeroloogiasse jõudsin, siis ma nuusutasin seda astroloogiat ja minule oli see raketiteadus. Ma olen ka elupäevad olnud huvitatud horoskoopidest, ma olen kalad ja ma olen alati kalasid uurinud või kuulanud. Ja mulle meeldis praegu see, kuidas sa ütlesid, et sõnn on nagu, sõnn ei ole ainult üks sõnn, on ju, seal mõjutab igasuguseid erinevaid asju, nii nagu mina numeroloogias vaatan, sinul on number 5, jäigi ütlemata, et sinu edukuse kood on siis 557765 ehk siis 3 korda 5. 5, 5, 5, 6, 7. 55675. no vahet pole. on küll, on küll tegelikult väga suur vahe on. 675, no parandasin ära. nii et sina, kallikene, kes sa siin paned siin edukuse koodi, siis võta see õigem, see 55675. ja ma panen pärast sinna kirjeldusse ka. aga mis ma tahtsin, matemaatika juurde tahtsin jah, et vaata, number 5 viitabki sellele, et sul on nagu väga hea logistiline nagu arusaamine nendest üldse numbrite maailmast ja sul on väga huvitav selline lähenemine asjadele, ehk siis keerulisi asju oskad sa nagu lihtsamaks ära rääkida. Nad tõmbasid nagu keerulisi asju nii palju ja siis sa tõmbad selle koonusesse, ehk siis kui sina tegid minule ka seda analüüsi ja mulle väga meeldiski see, et meil oli selline videovestlus, et sa kasutasid seal mingit materjali, aga samas ikkagi kirjeldasid mind ja et väga-väga huvitav oli see. ja sul on see oskus täielikult olemas, et minu jaoks, mis astroloogia on nagu raketiteadus ja see siis kuidas sa nagu räägid, et see tuleb siis siit ja siis see tuleb siis sealt ja siis see on seal majas. minu jaoks maja on vot see, ma ei saa mitte millestki aru, mida tähendavad need majad seal, miks need majad nagu olulised on näiteks? Põhimõtteliselt majad saavad alguse sinu sünnikellaajast, ehk siis põhimõtteliselt selle jaoks ongi vajalik täpne sünnikellaaeg, aga kuna sinul ju tegelikult ei ole teada täpset sünnikellaaega, siis tegelikult see, mida ma tegin, oligi tookord see, et nagu lihtsalt tuletasin, kuidas mulle endale tundub ja võib-olla kuidas sulle tundub, ehk siis nagu see tõusumärk sul võis olla siis kas vähis või lõvis, ehk siis kumma moodi sa ise tunned ennast või kumma moodi sa tundud mulle või midagi sellist. Aga majad näitavad valdkondi, kus need planeedid mängivad meie elus olulist rolli. Või siis teisiti öelduna näiteks, kui mõnel inimesel on palju planeete esimeses majas, siis on tema jaoks hästi oluline aktiivsus, füüsiline väljanägemine, siis juhi omadused, tegutsemine, see, et ta nagu ise võtaks vastutuse ja otsustaks ja ütleks, et nii on. Ja samas, kui on näiteks 12. maja, siis võib-olla ta tahab pigem eraklusse minna või kuskile peitu minna või kuskil on näiteks suur unistaja või sisemaailmas elab palju või midagi sellist. Ehk siis nagu need majad näitavad meie eluvaldkondi ja kui seal on palju, kui see domineerib tugevalt, siis see näitab meie isiksust, muidu näitab lihtsalt suures osas seda, kuidas mingi planeedi mõju võib meie elus, mis valdkonnas võib olulist rolli mängida. kuidas sul need asjad meelde jäid ja tegelikult enne kui sa sellele vastad, et mitu maja üldse on siis seal selles sünnikaardis? 12 maja. okei. Nagu Zodiaaki märkegi. Ja tegelikult seal on, või see tegelikult on vale sõna. Põhimõtteliselt alguses, kui ma uurisin astroloogiat iseseisvalt, niimoodi internetist raamatuid lugesin ja nii, siis ma nagu loon kuidagi alati mingid enda seosed, ehk siis nagu
ma vaatan ühte asja, vaatan teist asja, vaatan, kuidas nagu tundub ja siis nagu mingi enda järgi võtan, enda tunnetuse järgi või midagi, ma ei oska öelda, mis asi see on. Ja siis alati nagu oli see, et noh, öeldi seda, et sodiaagimärgid on näiteks sellised, planeedid on sellised ja siis majade tähendused on sellised. Aga mulle endale tundus näiteks, et jäära omadused on väga sarnased Marsi omadustega ja samal ajal esimese maja omadustega. Ja siis ühel hetkel oligi see, et ma võtsin selle astroloogia abikursuse eelmine aasta siis. Ja siis seal ta ütleski seda, et tegelikult need tähendused ongi samad ja siis ma sain aru, et mul ongi nagu alati see tunnetus õige olnud. et noh, tegelikult seal peab pähe õppima küll asju, noh, selles suhtes tegelikult see jääb pähe paratamatult nagu, kui sa tegeled sellega. Aga seal nagu minul on see, et ma lihtsalt loon nagu mingid enda seosed ja nende järgi nagu saan aru. Nagu matemaatikaski tegelikult on see, et ei aita see, et sa tead, kuidas mingit, noh, tead seda valemit või tead seda harjutuse käiku või midagi, sa pead nagu mingi enda seose looma, kuidas seda valemit kasutada päriselt. Et noh, see lihtsalt on see, mis minul nagu mängib rolli. Põnev selles suhtes, et tead, praegu sind kuulates tuli mul meelde, kui ma võtsin esimese, mul oli täpselt samamoodi. enne kui mina päris kooli läksin, siis ma läksin kohe niimoodi suurde kooli, kohe kooli online'i kaudu, aga enne seda ma ka uurisin raamatutes, siis kuulasin internetist väga palju selliseid videoid ja värke ja siis kogu aeg tunnetasin, et mis mulle nagu rohkem meeldib. Astroloogia läks mingil ajal mul täiesti rappa. Mõtlesin, mul ei jää mitte kunagi need asjad meelde, siis ma jäin numeroloogia peale ja siis ma mäletan seda, et kui koolis tähendab, et sinna kooli ma läksin sellepärast, et tuli üks hästi lühikene sinna kursus, edukuse koodi kursus tuli. Ja siis ma täiesti nagu mõtlen, kuidas 5 numbriga saab inimese kõik nagu ära rääkida. Ja ma mõtlesin, mul ei jää need mitte kunagi meelde. Ja siis lõpuks muidugi sellest läks mingi pool aastat, kui nad hakkasid minuga rääkima, see, mida ma vestlusõhtutel ka teen, ma ju räägingi nende numbritega inimestega, eks ju. Ja siis lõpuks täpselt see, mida sa ütlesid, need numbrid hakkasid mulle niimoodi meelde jätma, kui ma hakkasin neid seostama. Ja eriti sünnipäevad hakkasid niimoodi, kui ma mingi aeg siin tegin, kes on seal sündinud 8, 17 ja 20, appikene, mis asi see peaks olema, 26 jah. Ja siis ma mõtlen, ma ei tunne mitte ühtegi välja arvatud 17, see on mu noorem poeg ja siis rääkisin oma õetütrega ja siis ta ütleb, number 8 on ju see ja 26 on ju see, siis ma mõtlen, oo, väga loogiline ju. Et saad aru, no nii nagu sinul astroloogias, seepärast et teatud asju sa ikkagi nagu, sa tunnetad, sa tead, kuidas planeet töötab, on ju, mina tean ka, kuidas number töötab ja siis on nii hea seda seostada ka näiteks minul siis numeroloogina siis nagu inimesega. muidugi igalühel on siis näiteks oma kuu ja aasta, mis mõjutavad täpselt nii nagu sinagi sa vaatasid ka neid minu sünnikaardis neid asju ja siis ma ikka jälle küsin, aga mis asi see on? aga mis asi see on? aga miks siin tühi on? näiteks, mis tähendab seda, kui maja on tühi? noh, selles suhtes mina sellele ei keskendu, et põhimõtteliselt öeldakse, et ka see on oluline, et sünnikaardis kõik oluline. aga ma ei tea, ma ei ole nagu väga suurt, ma pole väga suurelt aru saanud, et need asjad niimoodi rolli mängivad. et muidu on see, et kui maja on tühi, siis võib-olla see, et kas siis sa nagu siis paisutad üle selle maja valdkonna teemasid või siis on vastupidi, et nagu vähendad? sa lihtsalt ei oska seda, noh, ei tegele sellega või midagi sellist. ma ei ole nagu aru saanud, et see kuidagi rolli mängib, aga tõenäoliselt mõned, kes on väga kogenud astroloogid, siis nende jaoks võib-olla mängib. aga muidu on see, et tegelikult iga maja saab alguse ikkagi mingist sodiaagimärgist ja siis selle sodiaagimärgi järgi saab ikkagi selle valdkonda uurida. aga mina nagu nii aktiivselt sellega hetkel ei tegele, sest noh, ma lihtsalt ei ole osanud leida sellist õpetust, mis mind võib-olla niimoodi aitaks sellel teemal. Aga see, mis mulle hullult meeldis näiteks vaata selle
numeroloogiliselt, kui mõni küsib, et kas saaks nagu tulevikku teada või niimoodi, et mis ees ootab, siis mina oskan ainult rääkida, mis need energiad sul liiguvad, nagu näiteks see number tuleb sul isiklik aasta, isiklik kuu on ju, siis nende numbrite järgi mina oskan sulle vaadata. sina vaatasid väga kihvtilt, mulle väga meeldis see. ma ei oska neid ilusaid lauseid kasutada, nagu sina seda rääkisid, ma räägin omas keeles, aga sa vaatasid mul mingeid asju, ütleb, et siis, kui sa olid selles vanuses, siis sa võisid tunda seda niimoodi. Kas Saturn äkki liikus kuskil, oli see niimoodi või? Saturn liikus siis, on ju, võib-olla sa vist mäletad, võib-olla mitte ja siis sa ütled, oo, aga Saturn tuleb sul siis ka veel, vaata, ma ei mäleta, mis vanuses ma olen ja siis ma küsisin, et tähtis, et ainult minu paarisuhet ei kakuks, vaata, ja siis sa ütled, et ei, tuleb sul meelde nagu. siis mul on mingi ja, paarisuhete värk on mul alati siin olnud ja siis sa ütled, et ei, see on nagu sama selline võimas, aga see võib hoopis mingit muud asja nagu noh, puudutada. ja siis ma mõtlesingi, issand, kui huvitav, et nagu vot niimoodi nagu teil seal astroloogias nagu teatud planeedid, vaata, kui liiguvad, on ju, et sa näed ju seda ka seal selle sünnikaardi mingisuguste näitajate pealt, et kuidas sa seda vaatad? et noh, mingi üldiselt, kui saad rääkida sellest. ja noh, põhimõtteliselt vaadatakse mitmeid asju, et noh, see konkreetselt oli vist jah, Saturni tagasitulek. ehk siis tagasitulek tähendab seda, et transiit ehk siis kõik planeedid ju liiguvad kogu aeg ja siis transiit on tema liikumine reaalajas ehk siis põhimõtteliselt on see, et noh, praegu on päike meil näiteks hamburis ja siis noh, ta on liikunud nüüd hamburisse siis millalgi seal novembri lõpus või keskel või sealkandis. mm. -hmm. aga siis on see, et lisaks on veel progressioonid ehk siis progressioon on see, et kui võetakse sinu sünnihetk, siis üks päev sinu sünnihetkest on üks aasta su elus ja siis teine päev on siis teine aasta ja niimoodi edasi ja siis vaadatakse, mis seisud seal on ja kui midagi nagu märkimisväärselt muutub, et mingi planeet muudab märki või siis maja või kohtuvad sinu sünnikaardi planeetidega või midagi sellist, siis su elus võib midagi toimuda. aga muidugi astroloogias on see asi ka, mida öeldakse, et seal peab nagu mitu erinevat asja olema, mis kõik näitavad nagu sama asja, et siis see nagu tugevalt mõjutab. aga no samas on see, et kunagi sa ei tea, et noh, sellepärast mulle nii väga ei meeldi ennustada või noh, ma ei ennustagi, et mulle ei meeldi nagu nii väga prognoosida, ma võin öelda, et mis võib juhtuda, aga no samas see ei pruugi juhtuda ja kuna inimesed kipuvad võtma seda asja omale pähe, et kui ma ütlen, et nii võib juhtuda, et siis niimoodi juhtubki või midagi, siis see on nagu väga raske, tegelikult ma ei saa ütelda, et midagi sellist, midagi juhtub sellest. mul on näiteks praegu oli Saturni tagasitulek siis märtsikuus, siis nüüd augustis vist liikus päike, progressiooni päike 1. majja. ehk siis noh, need tähendavad ka, et mu elus nagu on tõenäoliselt praegu suuri asju, siit varsti muudab ka Pluto Solar Arkis muudab Pluto minu meelest kas märki vist või on juba muutnud, ehk siis noh, näitab, et midagi võib juhtuda, aga samas ma ei keskendu sellele, sest noh, ma elan ikka oma elu edasi ja teen ikka enda otsuseid ja asju. aga igal juhul on olemas siis Solar Ark, see on siis see, et võetakse päike aluseks ja siis vaadatakse niimoodi, et kõik planeedid põhimõtteliselt liiguvad aastas 1 kraad. päike ehk siis päikese järgi niimoodi nagu päike liigub üks päev 1 kraad. ja siis vaadatakse selle järgi, kas midagi suurt muutub. et selle järgi ma tean, et vaadatakse ka täpset sünnikellaaega, aga ma ei ole seda õppinud veel. siis on veel päikese tagasitulek ehk siis see on see aastakaart. et siis vaadatakse selle järgi näiteks, et kas mingi valdkond on tähtis või midagi nagu mingit suurt tulemas või midagi sellist. ma olen seda ka vahepeal vaadanud, aga selle jaoks on jälle oluline mõnes mõttes täpne sünnikellaaeg, sest muidu võivad need majad muutuda. meeletult huvitav.
sul, sellepärast ma ka sulle ei teinud seda päikese tagasituleku kaarti, et kuna ma ei tea täpselt seda sünnikellaaega. okei okay., oota, aga sa ütlesid ühe hästi huvitava jutu ja Lea ütles mulle ka tegelikult, mitte jutt, aga mingi sõna oli see, et kui sa ei tea oma kellaaega, on ju, mida siis tehakse, et siis saada see, mis sõna see oli, et rekreatsioon või? Oota, raktifitseerimine. Ja see sõna oligi. mingi, kas raktifitseerimine või rektifitseerimine, midagi sellist. mis see tähendab? See ongi sünnikellaaja nagu kindlaks tegemine. Siin Eestis ka mõned oskavad vist seda teha, aga noh, nagu ma vist ka sulle ütlesin seal konsultatsioonis, et ma lasin endale ka teha, sest mul on ümmargune number. Noh, öeldakse seda, et kui on ümmargune number, et noh, minul on näiteks 6,30, et see 30 on see, mis võib seal, noh, mis tähendab, et ta võib olla nagu natuke siia või natuke sinna, sellepärast et noh, ilus on ümmargust numbrit panna kuskile kirja või midagi teha sellega. Aga noh, selles suhtes ma lasin siis raktifitseerida seda ja siis sain numbriks 6,15, mis on ka ümmargune. Aga mulle lihtsalt ei jää see 6,15 nagu külge, et nagu ma ei tunne ennast nii väga sellena. Aga no võib-olla on. Noh, praeguse seisuga, kui on 6,30, siis on mul Lilith ehk must kuu tõusumärgi peal, mis tähendab seda, et ma peaks olema väga selline, väga intensiivne või väga salapärane või kuidagi selline nagu noh, selline võib-olla peletan natuke inimesi eemale või midagi sellist. Väga nagu tugev natuur. Ma ei tea, kas ma olen see. Hinges ma tunnen seda, aga noh, välja ma ei paista eriti selline. ei paista, ma arvan küll, et see sinu sees võib see olla. tead, nii naljakas, kui sa ütled, kas sa ütlesid Lilith musta kuu peal, ütlesid niimoodi või? Ei, Lilith ongi must kuu. Lilith on must kuu. Jah. Sa ütlesid minul ka mingi must kuu, siis tead, see oligi see Black Velveti laul oli vist Must kuu kunagi. jälle ma räägin seda oma juttu siin, aga see Must kuu tundub ju tead, vaata, mis asi see oli, Mehed mustas vist, mingi film oli selline, tead, see on nagu selline mingi väga sünge. ja kui sa ütlesid minul ka, kui sa tegid konsultatsiooni, et see Must kuu on ju mingi ta kuskil need asjad, siis ma mõtlen täitsa lõpuks, ma küsisin vist ka, kas see on hea või halb. aga siis sa vist ütlesid, et see ei ole kumbki. et mis asi see on, see must kuu siis meil näiteks sünnikaardis, räägi meile teistele inimestele ka. mida see tähendab? Põhimõtteliselt, oota, mõtlen, kuidas seda nimetati. Aga igal juhul must kuu on põhimõtteliselt see, öeldakse, et see on see, milles me oleme eelmises elus eksinud, mille vastu. Ja siis selles elus me kas kipume seda üle forsseerima, ehk siis liiga tugevat selle omadusi võtma endasse või midagi sellist. Või siis vastupidi, me tahame seda täielikult eirata. No, minul on must kuu kaksikutes, mis tähendab seda, et ma kipun natuke taga rääkima vahepeal. Noh, et noh, sellist kaksikute halbu omadusi endas hoidma. Ja noh, siis ma üritan sellest lahti saada. Noh, vahepeal õnnestub ka, aga küll ükskord õnnestub. Aga ma hetkel ei mäleta muidugi seda, et kus see sinul oli. ma olin just küsimas, ma et vaatan, kas ma leian. vaata, äkki leiad, niikuinii mõned mõtlevad seal ekraani taga, ei tea, kus Merikesel see must kuu on, ma ka ei mäleta. me küll salvestasime seda meie vestlust, et noh, vaatame, ma nii kaua räägin siis muud juttu, nii kaua kui sa vaatad, aga samas on nii huvitav. siis kogu see süsteem, nii nagu ma alles tegin siin video selle kohta, mis võimalus võis olla, kes sa eelmises elus olid, see oli ainult üks pisikene 1%, mis ma siis avalikult ütlesin, et igalühel on ju see oma numeroloogiliselt läheb välja. sa leidsid üles või? Ja, no ütle välja. Skorpionist. ahah, Skorpionist. ja mis see peaks tähendama siis? noh, põhimõtteliselt see Skorpion on seotud võimuteemadega, must maagia, esoteerika, surm, transformatsioon, sellist elu ja surma teemad.
siis raha ma vist ütlesin, et sellised teiste inimestega raha tegelemine ehk siis raamatupidamine, siis selline maailm ja vaimude midagi sellist. Noh, see võib näiteks tähendada seda, et eelmises elus sa näiteks kasutasid võimu valesti ja Mhm. võib-olla selles elus nagu palju ka samamoodi võimu kasutama valesti või siis vastupidi, et nagu mitte üldse võimuga tegemist tegema. Ehk siis kas näiteks olema liiga võimukas või siis vastupidi, et tahad täiesti seda vältida ja siis oled ohver. Või siis võib-olla ka kuidagi seksuaalsusega seotud, et eelmises elus tegid midagi koledat ja siis seksuaalsusega seotud ja siis selles elus võib-olla ka noh, see ei tähenda tingimata seda, et võib, aga lihtsalt, et võib-olla siis kasutad kuidagi seda valesti või mingi näiteks rahaasjade puhul või mis iganes, raha saamiseks või mis iganes asju. Siis no ühesõnaga see Ära räägi skorp, kõik välja, ära räägi kõik välja, filtreeri, filtreeri. me oleme no, otse-eetris, ma tuletan meelde. nii, räägi. see, see on tegelikult noh, selles suhtes, et ma ei saa ju täpselt öelda nagunii, mis sul, kuidas see sinul väljendus, et Ja. seda teab tegelikult iga inimene ise. Seetõttu ka tegelikult suures osas, kui ma teen konsultatsioone, siis ma tahan, et inimesed nagu saaksid ise noh, saaksid aru enda nendest asjadest. ma tean, alati inimesi ei huvita see, nad tahavad teada, et mida see ütleb ja kõik. aga seal on see, et kuna mina võin öelda ainult mingi ühe asja, mingi enda nägemuse, mis ei pruugi üldse nagu kuidagimoodi tõene olla, sest mul on ju enda kogemused ja enda arvamused ja kõik sellised asjad. Siis tegelikult minu meelest on iga inimene iseenda astroloog kõige paremini. aga igal juhul jah, skorpioni teemad, ma olen nagu märganud seda, et mu elus on hästi palju skorpioniga seotud inimesi, kas siis 8. majaga või siis lihtsalt skorpioni teemaga ja samamoodi number 8, et noh, nagu see on seal numeroloogias. Mhm. Nagu ma ütlesin ka sulle vist, et mul on peres kõikidel number 8 sees, mul mehel on 8 sees ja mu lapsel on 8 sees. Ja lisaks veel paljudel inimestel, kellega ma kokku puutun, on 8 sees. minul endal ei ole. mul endal ei ole üldse 8, noh, seal sünnikaardis vist paar 17 oli või minu meelest, aga muidu 8 kui sellist ei ole. et see on lihtsalt nii kummaline, aga noh, see on see võib-olla, et kui võtta astroloogia, siis mul on põhjasõlm skorpionis, siis see tähendab, et ma peaksin nagu õppima just skorpioni omadusi. ja noh, võib-olla siis seetõttu, aga Mhm. mulle üldse skorpionid ei meeldi. kas Kahjuks see ei ole nagu, see ei ole, see ei tähenda seda, et inimesed oleks halvad, aga lihtsalt nagu ma tunnen, nad on liiga tugevad minu jaoks. Mhm. vaata kui huvitav, siin on nüüd, mul tuli mitu asja, kas Skorpion on tegelikult see novembris sündinud, eks ju? on ju Skorpion? põhimõtteliselt need on oktoobri lõpus ja novembri alguses. ja, kas 20 või kuidagi nii see horoskoop muutub, on ju, 20. kuupäeval või kuidagi nii? ja see oleneb täiesti, et tegelikult öeldakse küll seda, et noh, nendes ajakirjades ja ajalehtedes nagu neid kuupäevi mingid, aga tegelikult peaks vaatama konkreetset sünnikaarti, Mhm. sellepärast et noh, kui su päike on ikka skorpionis, siis ta on skorpionis, kui ta on hamburis, ta on hamburis, vahet pole, mis kuupäeval sa sündinud oled Mhm. seal. okei, siis mul on mõlemad pojad on skorpionid, ütleme, kui võtame klassikalise horoskoobi põhjal, siis üks on selline väga selline aktiivne ja selline, kuidas ma ütlen, just see, mida sa ütlesid, selline võib-olla pealekäiv pigem, teine on täiesti teistsugune. mina jälle numeroloogina ütlen see, et väga hästi omab tähtsust, mis päeval sa veel ka sündinud oled, nii nagu sina vaatad jällegi sünnikaardis neid, et mis planeedid kus nagu mõjutavad, mina vaatan, mis on kõrval need teised numbrid, et vaata, lähenemine meil on üks ja sama. ja nüüd, kui minna sinna minu selle musta kuu juurde, siis astroloogiliselt on see number 8 siis või?
kui sa, mis asi, skorpion või? ja sa ütlesid, must kuu on mul Skorpionis. ja ta on skorpionis, aga kuidas kaheksas või mida sa mõtled selle kaheksal? sa kuidagi sealt ütlesid, et minu see must kuu on Skorpionis ja siis sa rääkisid nendest omadustest, et mis võis olla eelmises elus ja siis sa ütlesid, et huvitav, et mind ümbritsevad ka number 8. et kuidas, kas sa, Seda number kaheksat ma mõtlesin just numeroloogia suhtes, et noh, ma olen edukuse koode ju vaadanud. aa, Et edukuse koodi suhtes on nagu inimestel kaheksa ma mõtlesin, et sa sidusid kõikide. seda Skorpioniga kuidagi. ei sidunud. noh, tegelikult skorpion, noh, seal on see, et kui vaadata niimoodi, et jäär on esimene maja ja noh, sealt edasi, siis skorpion on kaheksas maja. aa, et noh, selles suhtes ta kaheksanda majaga seotud ka, et kui kellelgi on nagu kaheksas maja väga domineeriv, siis on tal tõenäoliselt skorpioni omadused või kuidagi nagu skorpioni iseloom või skorpioni elu. aga et noh, selles kas sul on suhtes. minu sünnikaart lahti, siis minul oli domineeriv ju 10. maja, eks ju, mitte 8. maja. panin selle kinni vahepeal. no vahet ei ole, see polnudki meil plaan, aga sa ütlesid, et mul on 10. maja on täis mingisuguseid asju seal, mingeid asju, ega ma ei tea ju sellest mitte midagi. oota, oota, mul oli, vabandust, see skorpioni teema, mul oli tegelikult Lilith, mul oli vale asi ees hoopis enne. ei olnudki minu, ma vaatan korra. ma ei olegi nii paha tegelikult, kui te nüüd arvate. ta lihtsalt rääkis kellegi teise sünnikaardilt maha, nii et. Vabandust, mul oli jah, teine sünnikaart ees. Nonii, jess. et sinul on hoopis vähis. vot see tuleb tuttav mulle juba. No nii, nii unustage ära jah, teine muudkui kord. vähis. Ja ma ei oska ära kustutada neid asju, nii et siis see ei olnud minu oma, mina ei ole nii paha, nagu ta praegu rääkis. räägi, äkki ma olen hullem veel. ei, see ei tähenda tingimata, et inimene on paha, lihtsalt võib-olla nagu mingisuguseid, noh, ma tegin ta nalja, võib, noh, kallikene. iga inimene teab ise kõige paremini. No nii, räägi, mis see must aga igal siis vähis juhul on? seda, et tõenäoliselt sa eelmises elus natukene eksisid kodu ja pere teemadel. et noh, põhimõtteliselt see võib tähendada seda, et sa kas muutud liiga kanaemaks ehk siis nagu intensiivistad seda pere ja kodu tähtsust. ehk siis on see, et kui noh, et hoolitsed üle nii-öelda oma laste eest või siis oma pereliikmete eest või midagi sellist. ja teine asi võib olla jälle see, et sa tähendab, oota, ma jooksin kokku korraks. et teine asi võib olla see, et sa oled selline, kes täiesti eemaldub lastest, ehk siis noh, mõnel juhul võib-olla isegi jätab lapsed maha või midagi või kodu või pere või midagi, ehk siis sa ei leia nagu seda kodutunnet üles endas või midagi sellist. ehk siis kodu ja pere ja minevik ja ajalugu, suguvõsa juured, kõik sellised teemad võivad mängida seal rolli. ja see, kuidas see nagu väljendub sinu elus, seda sa tead muidugi ise kõige paremini. aga põhimõtteliselt siis selles elus kas sa oskad, ma olen natuke kokku jõudnud. ei ole midagi, kas see, Ja, vaata, kas see Musku tähendas ju seda, et mis võis eelmises elus olla, on ju midagi sinna, aga kui, ja, ja kui keegi minu käest nüüd küsib ka, et mul on seal, kui minul materjali ees ei ole, ega ma kõiki peast ei tea, et nii et ära üldse pabista, see pole mingi eksam praegu sul siin. et vot see tuleb mul meelde küll, seepärast et siis, kui sa tegid mulle seda analüüsi, siis sa ütlesidki, et vaata, et kas oled kanaema ja hoolitsed seal või siis lihtsalt, kas teine äärmus on see, et jätad täiesti maha. siis mina olen pigem see kanaema, seepärast ükskõik, mis minuga ei oleks ka juhtunud, siis ma kogu aeg olen nagu oma poisse kaasas vedanud ja me oleme sel teemal ka hästi palju rääkinud. ja ma olen seda siin enne ka rääkinud ja noh, poistega me oleme nagu selline üks meeskond. Ma vahest viskangi nalja, et ikka nagu noh, ma siis ei ütle seda teile siin ekraani ees välja, mis nali meil on, aga et lõpuosa nii, et emme ja meie jääme alati kokku, vot niimoodi, see on nagu see meie lõpuosa. et aga läheks selle asja juurde, issand, kui huvitav, mul oli siin mitu mõtet veel.
ma natuke ka, ma jooksin kokku praegu, tahad ise täita eetrit või? mul jooksis ka praegu kokku, siis mul ei, saad aru, nii huvitav oli. jah, räägi, ütlesid. lihtsalt noh, selle muidu mustkuu vähis, selle eesmärk on leida nagu tasakaal selle vahel, et sa nagu ei klammerduks liiga palju laste ja hoolitsuse ja pere külge, aga samas, et sa ka neid päris maha ei jätaks. vot tead, mida Et see, siis jah, see ei meenutab, räägi. see meenutab, mul on vaata koodis, minu edukuse koodis siis on 7, 3, 7, 8, 7 ja see on number 3 ehk siis minul ütleme numeroloogia nagu siis vaatevinklist ma vaatan praegu seda, et number 3, kellel on edukuse koodis, see tähendab alati seda, et nagu karjääri ja kodu vahel seda tasakaalu leida. täpselt peegeldab nagu minu elu praegu. sina ütled siis nagu see must kuu on seal vähis, täiesti võtan omaks, minu asi või minu teema, minu probleem, see trigerdab mind kogu aeg, kui lapsed olidki väiksed, siis oli selleks, et me nagu hakkama saaksime, siis ma pidin nagu keskenduma karjäärile ja siis niimoodi lapsed käisid õnneks lasteaias, on ju koolis ja vahest oli kiire, 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 rohkem tööd kui rohkem sellist nagu kodus olemist. Ja siis, kui juba mingi aeg tuli stabiilne olukord, siis me jälle olime nagu rohkem koos ja aga see asi on ka nagu lahendatud, aga väga hästi räägid, et vaata, vahet pole, kas astroloogiliselt sa vaatad seda või siis mina numeroloogiliselt vaatan seda, aga jutt on üks, vahet pole, kust vaatevinklist või mis prisma läbi seda vaatad. põhimõtteliselt on see, et nagu ma räägin ka, et minu meelest human design'i, kui sa võtad enda peale, noh, lased seal teha mingit analüüsi või siis see astroloogia, astroloogias on täpselt sama, nii nagu meil käis see Kertu Ann Potter käis külas, siis tema teeb maiade astroloogiat, mis on ka nagu mega huvitav. siis on, ma tean ka, et minu meelest Kai Tamm teeb numeroloogiat ka mingisuguse prisma läbi ja siis minu meelest, kes see teine oli, Timo Reinpal, tema kasutab ka veel midagi sinna juurde. ehk siis ma arvan, need on ainult mõned nimed, mis mul praegu meelde tulevad, aga siis ma kujutan ette, Lea, kes mul käis külas, on ju, tema kasutab ka veel midagi sinna, et kõik nagu kasutavad veel mingisugust nagu sellist, mis nagu süda kutsub. et aga ma küsiks sellist asja, et kui sa teed konsultatsiooni, et millist versiooni sina siis tavaliselt kasutad, et mulle väga meeldis see, nagu sa tegid. siis üks variant on, ma nüüd, kui ütlen, siis ma valetan, kas sa saatsid mulle ju selle veel tabeli ka, on ju, või selle sünnikaardi, millest ma mitte midagi aru ei saanud, mitte midagi. et saad aru, see ongi see, et Seda, jah, räägi. seda sünnikaarti ma saadangi alati inimestele. Ma muidugi, noh, kuna siiani, noh, varem ma tegin inimestele tasuta neid asju, nagu nüüd siin aasta jooksul olen teinud. Siis ma saatsin neile nagu noh, selles suhtes niimoodi, et selle lehekülje, kust ma võtsin, seal on tegelikult allkirjas ka need tähendused, mida iga planeet kuskil tähendab. kuna ma ise ei ole neid tegelikult lugenud, mis seal kirjas on, sellepärast et ma tunnen seda, et kui ma loeksin need ka, siis nagu ma saaksin info üleujutuse, sellepärast et ma olen niigi 5, noh, Ja, ja. numeroloogiliselt ja siis astroloogilised kaksikud, ehk siis ma tahan nagunii koguda kogu aeg infot ja siis ma vahepeal tunnen seda, et seda on juba liiga palju, et pean natuke pausi tegema. Ja noh, ühesõnaga siis on see, et kuna ma ise nagu räägin nagu enda seostest või enda järgi seda enda moodi, siis ma tegelikult üldse neid ei vaatagi, mis seal on. Aga igal juhul nüüd, kui ma teen nagu inimestele tasu eest, siis ma saadan selle, mis ma ka sulle vist saatsin. Ma saatsin sulle pärast selle teise lehe ka. Et seal on ainult see sünnikaart näha ja siis on näha see tabel, kus on need aspektid seal. Aspekte ma üldiselt väga ei vaata. Ma tean, mõned ütlevad seda, et nad on olulised. Aga ma ei ole nagu aru saanud, et minu elus need olulised oleksid. Ja noh, kuna ma räägin ju inimestele sünnikaardi nagu nende sünnikaardi põhjast, ehk siis mitte nagu transiitidest või asjadest, neist ma räägin nagu väga minimaalselt, siis nagu sellepärast ma nagu seda ei võta sisse. Ehk siis aspektid on need, kuidas planeedid omavahel suhtlevad, millised on nende ühendused omavahel. Aga noh, muidugi siis, kui on konjunktsioon, ehk siis nad on põhimõtteliselt üksteisele kas väga lähedal või üksteise peal või midagi sellist, siis see mängib olulist rolli, et siis ma sellest ka räägin.
aga igal juhul jah, sulle ma siis saatsin selle ringi ehk siis sünnikaardi enda ja siis selle tabeli. tead, kui lahe on sind kuulata. selles suhtes nüüd ma tean väga hästi, et miks ma astroloogiat ei võtnud, sellepärast nii palju võõrsõnu ja sellised transiidid ja mis asi, konjunktsioonid, issand jumal, ma isegi suust ei tule välja see sõna. mis sa seal ütlesid? ohoh, et liiga palju, liiga palju. et aga ma olen väga õnnelik, et sa sellega tegeled. et samas sa ütlesidki nii vahvalt, et vaata su edukuse koodis, ma ütlen siis veel kord, see oli 5, 5, 6, 7, 5, seal on 3 viit, mis tähendabki seda, nagu sa ise just ütlesidki, et siis on nagu info üleküllus, et number 5 see on siis see omadus, et nad oskavad keerulisi asju nagu lihtsamaks rääkida, aga nad peavad seda nagu alt kogu aeg ära andma selleks, et uut infot saad peal võtta, seepärast et muidu sa lähed lihtsalt hulluks. et mul on nagu väga hea meel selles mõttes, et sa tegeled sellega just nii, nagu sa tegeled, et väga paljud viiteomanikud näiteks ei räägi välja oma asjadest, nad hoiavadki, sulguvad, võtavad üks kursus teise peale ja niimoodi nad seal ongi. ja samas, kusjuures ja kui ma vaatan su keskmist numbrit number 6, siis see ongi üks väga oluline asi, sellised võivad ka olla väga head sellised noh, ütleme, kas vaimne õpetaja või juhendaja teiste, see on armastuse number tegelikult, siis läbi selle, mida sa mullegi tegid selle analüüsi, nüüd on mul nagu lihtsam rääkida, sest sa oled selle mul juba ära teinud, siis ma tean endast hästi palju juba, aga see, kuidas sina veel nagu mind vaatasid, siis oli ka nii kihvt, et ma mõtlesin, et seda ma numeroloogiast ka tean, et sain kinnituse, aga mõne asja kohas sa vaatasid nagu niimoodi, et mõtlesin, seda ma endast polegi nagu leidnud, ehk siis tegelikult number 6 tähendabki seda, et sa aitad inimestel nagu saad aru, level ülespoole nagu endast tulla, et rohkem teadmisesse nagu, et nii võib ka olla, sedasi võib ka veel nagu teha neid asju. ja 7 on ka see, et sa oled hästi liikuv naine. siin on nagu tohutult palju mõtteid, siis number 5 paneb sind veel õppima ka ja kogu aeg tahaks veel sügavamalt minna ja selline nagu tahaks nagu põhjani veel minna, et miks see nagu niimoodi on ja miks see nagu naamoodi on, et see number 7 on hästi tugeva intuitsiooni kasutamise number. ja samas muidugi kolimine ka. no nüüd ma natuke lammutasin hästi kergelt sinu seda edukuse koodi. et aga kuule, ma tahaks ühte asja veel teada. tahtsid ütelda siia vahepeal midagi? ei tahtnud? ei, sa vahepeal hakkisid, aga ma ei tea, kas see on minu või sinu internetis. see on minu, sest mul kogu aeg ütleb, aga et praegu on. ja see ütleb minule sellepärast, et meil oli siin eile oli tead see, mis asi see on, iseseisvuspäev. ma ise mõtlen, et võib-olla võeti siin vahepeal nett aeglasemaks, et kogu Soome eile siin tähistas pidu ja meil nett läks eile nii kehvaks siin kodus ja ta vist taastub vaikselt, ta ka võib-olla pidutses, see netipoiss siin, mul on selline tunne. aga noh, on kuidas temaga on, ma niikuinii elan sellises kohas, kus nett on natuke kehva, nii et ma loodan, et te kuulsite. Ma tahtsin ikkagi nüüd küsida ühe küsimuse siis, mida ma enne ka küsisin, aga ma enam ei mäleta vastust. miks sa hakkasid üldse astroloogiaga tegelema? mis sind viis nagu sinna? miks astroloogia? ei tea, kas nüüd mina hakin või? oota. ootan. kadusin ära jälle või? ja korraks kadusid, aga kas sa ka ütlesid ainult seda, et mis viis mind astroloogiani või? ja, ja et miks astroloogia, et mis viis sind sinna? ma toon siis sulle näite, et mina hakkasin numeroloogiat sellepärast õppima, et ma tahtsin teada, kes mina olen ja miks inimesed on minu ümber sellised, nagu nad on, et kuidas nendest nagu kiiremini aru saada. aga mis sinul oli? selles suhtes, et mul on selles suhtes keeruline, et kuna mul ei ole ainult astroloogia, sellepärast et astroloogia on see, mis mind nagu väga huvitab ja mida ma võiks nagu tööna teha, aga tegelikult see, mis mind päriselt huvitab, millesse ma olen nagu väga sügavuti sisse läinud, on selline asi, mille eest raha ei saa, vaid mille peale pigem läheb raha ehk siis joogatee ehk siis väga tugevad need nagu India filosoofiad ja Bhagavad Gitad ja kõik sellised asjad, et noh, astroloogia on lihtsalt see, noh, mis mind väga huvitab, mida ma arvan, et ma oskan, vahepeal natuke paremini, vahepeal halvemini, oleneb täiesti konsultatsioonist, et mõnikord olen ma väga rahul, mõnikord mitte nii väga. aga igal juhul, miks ma nagu
sinna läksin, oligi võib-olla see, et kuna see on huvitav ja ma saan seal kasutada enda nii-öelda loogilist mõtlemist või siis seoste loomist või midagi sellist, ehk siis sellega nagu selles suhtes igav ei hakka. Et mõne teisel juhul on niimoodi, et sa võib-olla õpid nagu asjad selgeks, aga sa ei saa nagu kasutada seal enda mõtlemist või midagi sellist või enda arukust. aga astroloogias saab ja seetõttu ma arvan, see mind huvitabki see. See on nii huvitav selles suhtes, kuidas 5 ja 7 sinu puhul nagu mängivad, et noh, see 7 on nagu ja 5 ka, mõlemad on sellised tüübid, et need on nagu õpid kuni surmani, kunagi ära ei väsi, kogu aeg oleks vaja nagu juurde saada ja 5 võivad trigerdada sellist tunnet sulle, et sa ei ole veel valmis selleks, et nagu päris õpetajaks hakata või nagu niimoodi nagu väga suurelt edasi nagu anda. Et see on nii põnev. Mina näiteks number 7, mul on ju 3 7 ka, siis see kogu aeg viib mind nagu veel sügavamale, veel natukene lähemale. Nüüd ma enam-vähem tean, kuidas numbrid töötavad, kõik on ju, mingid teatud numbrid on niimoodi, et ma pean natukene veel vaatama. aga siis, kui ma vaatan, see on nagu tead tarokaardid, kui 2 kaarti on koos, siis need tähendavad midagi muud. aga numeroloogias numbrite tähendused ei muutu, aga kui on mingid teatud numbrid, näiteks ma vaatan alati koode, kui 3 numbrit on koos, näiteks kuskil nagu enda kõrval, üksteise kõrval, siis see kood näitab veel midagi nagu juurde. no seda ma kõike koolis õppisin, aga nüüd näiteks ma olen nii palju neid teinud, et kui ma vaatan sünnikaarti, mul kohe põmm lükkab kohe tuleb nagu kood tuleb mulle ette, ma juba saan aru, mis asi see nagu inimese sees on olnud. et ma arvan, et sinul on samamoodi, et kui vaata konsultatsiooni teed, siis mina õpin hästi palju läbi inimeste, eriti just need suulised kliendid, kes mul on, et kui ma nendega töötan ja siis ta räägib mulle ka ju tagasi ja siis ma mõtlen, tal on see number niimoodi töötanud, see on siis ka üks võimalus, kuidas see number veel töötab, et kogu aeg õpin nagu juurde. ma arvan, et sul on täpselt sama, et miks sa soovid ka, et inimesed nagu peegeldaksid. mul ka kõik kliendid ei räägi, et nagu kõik välja, et lihtsalt jätavad endale, siis ma mõtlen, noh, siis on nii, siis ma lihtsalt räägin su numbritest ja, aga ma eelistan ka pigem niimoodi, et ikkagi klient räägib tagasi mulle ja siis meil on videokõne lõpus. ja sellega me ju kõik areneme, et see on nagu hästi võimsad tööriistad on nii sinu tööriist kui minu tööriist ja mis asi see, äkki nõksukene räägid veel juurde, see, mis sind nagu ka väga-väga huvitab, see, oota, joogitee. siis kui me sinuga rääkisime, siis ma mõtlesin, mis tee see selline on, et ma tean, et on must tee ja on roheline tee ja siis ta naeris minu üle ka siis niimoodi, nagu ta nüüd kas teie teate, mis on joogitee? mina ei teadnud. aga räägi, Eveli, mis asi on joogitee? See ei ole joodav tee, nagu ma aru saan. ei, põhimõtteliselt no ma lihtsalt ütlen selle kohta joogitee, aga põhimõtteliselt Indias hästi tugevalt, ma tean, et ka Tiibetis, aga mulle meeldib just India filosoofia või noh, ma ei tea, ma ei ole tegelikult India filosoofiat väga sügavalt uurinud, aga ma olen lugenud neid Paramahansa Yoganandat ja Swami raamat ja igast selliseid nagu suuri joogisid ehk siis suuri meistreid. ja siis nagu ma uurin nagu nende teed ehk siis nende tee tähendabki nagu siis seda, et jooga või siis joogi ei tähenda konkreetselt seda, et sa teed neid hatha jooga harjutusi või midagi sellist, nagu tänapäeval on hästi populaarne. pigem on see sinu elustiil või mõtlemine ehk siis joogal on näiteks või noh, seal maailmas on 10 nii-öelda käsku või keeldu. ehk siis seal on ahimsa, siis on, mis tähendab vägivallatust, siis on, ma kõiki neid ei mäleta. ei olegi vaja. igal juhul, noh, igast 10 nagu käsku, et millest sa peaksid siis hoiduma ja mida sa peaksid oma ellu tooma. Neid nimetatakse jaamadeks ja niyaamadeks. ja siis ma nagu üritan neid vaikselt tuua, kuigi see alati ei õnnestu. aga ma vähemalt liigun seda teed, ma tean. ja siis üleüldiselt see, ühesõnaga, ma ei mediteeri otseselt. joogatee tähendabki mediteerimist põhimõtteliselt tegelikult.
sest tegelikult see, mida Indias joogaks nimetatakse, ongi rohkem meditatsioon, aga see ei ole mediteerimine mitte selles suhtes, et lihtsalt keskenduda hingamisele või midagi sellist. Need on pigem eelharjutused, vaid seal tähendab meditatsioon ühendust Jumalaga. Ehk siis sa hoiadki oma silme ees näiteks ainult Jumalat või siis kordad kogu aeg ainult ommi mm. või midagi sellist ja siis peaks nagu hetkel sinuga midagi juhtuma, peaks mingi transformatsioon tekkima või midagi sellist. aga mul ei ole hetkel sellist püsivust, et ma suudaksin teha sellist praktikat, et ma saaks iga päev nii teha, eriti kuna mul väike laps ka. aga ma nagu üritan teha ennast paremaks inimeseks läbi selle filosoofiate, mis seal joogas on. Mega ehk siis huvitav. loen. Loed ja õpid. jah, põhimõtteliselt. Ma tahtsin üles kutsuda teie, kes te praegu kuulate, et võib-olla keegi teist on ka sellest huvitatud olnud ja võib-olla ka omaette õpib vaikselt, nii nagu Evelingi. meil ei olnud kokku lepitud, et me seda rääkima siin hakkame, lihtsalt ma tahtsin ise teada rohkem, mis see joogitee on. et saate võtta Eveliniga otse ühendust, et räägi, Evelin, korraks siin, et kuidas sinuga ühenduses üldse saab olla, et nii astroloogilises mõttes ja kui keegi ongi mõttekaaslane, kes ka uurib ja puurib neid asju, mida sinulegi vaata meeldib, siis koos on ikka jälle lõbusam natuke neid asju nagu arutada. võib-olla leiate mõlemad selle nagu mingi väljundi sealt. kuidas saab sinuga ühendust? jah, põhimõtteliselt ma annan sulle pärast siis oma emaili või noh, see ei ole minu email, see on või noh, see on selle hunditähe astroloogia email mm. -hmm. et selle kaudu saab. kodulehel on ka tegelikult see foorum olemas, kuhu saab panna, et siis see tuleb mulle meilile. et noh, minu enda jaoks on kõige parem just meili teel, sellepärast et ma tegelikult tahaks elektroonikat vähendada nii palju kui võimalik. ja noh, praegusel hetkel on niimoodi, et ma küll asjaolude sunnil pean nagu Facebookis käima üsna palju, aga ühel hetkel äkki õnnestub niimoodi, et kõiki asju saan ma läbi meili teha. noh, meiliga on lihtsalt see, et mul on telefonis, nutitelefonis meil olemas ja siis ma näen seda kohe. Mm -hmm. aga Facebooki mul seal ei ole ja ma ei taha seda panna ka. et mul ei tekiks seda asja, et ma kogu aeg vaatan. no mul tegelikult praegu juba on see, et ma kogu aeg kipun vaatama, sellepärast et ma ootan mõnda meili. aga ühesõnaga on võimalik ka tegelikult Facebookis Evelin Kuurma nime all. siis Evelin on Y-ga. Mm -hmm. Evelin ongi vaja. ja siis koduleht. jah, et tahtsin ütelda lihtsalt seda, et kui me alguses üldse hakkasime sinuga kirjavahetust pidama, siis sa ka hoiatasid mind niimoodi, et sa noh, kohe nagu koheselt ei vasta sinna Messengeri, sest mina olen selline häälsõnumi tädi ja siis vaatangi, et ohoh, 5 tundi ei vasta, 6 tundi ei vasta ja siis korraga, siis kui ma hakkasin juba unematiga seal niimoodi läbirääkimisi pidama, et hakkame nagu voodisse minema, siis vaatan, hästi palju tuli kirjakesi seal, siis ma mõtlen, ohoh. et siis ma hakkasin juba nagu harjuma selles suhtes, et Evelin ütles minule igastahes, et temale meeldib väga kirjutada ja meilidele ta vastab nagu väga kiiresti. et noh, igaks juhuks ma arvan, et see on võib-olla hea teadmine, nii nagu sa ise ütlesidki, et pigem võib-olla aga meiliaadressi ma panen siia kirjeldusse ja sa ütlesid selle koduleht, hakkasid just praegu rääkima, see Hundi tahe. ja see hunditähe astroloogia koduleht on üsna keeruline asi, mida meelde jätta. et seetõttu on seda kõige parem kätte saada siis, kui sa paned selle sinna. ja ma panen kirjeldusse ja kui kirjeldus tuleb alati siis sinna video alla, et see on, videol on siis oma pealkiri ja siis on ka kirjelduse sahtlis ja saan ka sinna kommentaaridesse siis panna ja kinnitada. kuule, aga siis räägi, kes on sinu klient? kes pöördub tavaliselt sinu poole? siiani või? no tulevikus siis vahet pole, sa võid öelda ka seda, et näiteks sa ei pea nüüd nimesid ütlema, on ju, et siis oli see Teet, vaata sealt Põlvast ja siis oli see Minna sealt kuskilt sealt Haapsalust ja seda ei pea ütlema. ma mõtlen üleüldse näiteks, et
kes on sinu poole pöördunud üleüldse sellised, et kas tahavad nagu lihtsalt teada mingit, kas oma tulevikku tahavad hoopis teada, et kes nad on, kas sellised inimesed või keda sa arvad, et näiteks, kes võiksid olla sinu kliendid? ma toon oma näite praegu. Siis võib-olla see aitab sind vastata, siis mina räägin alati, et numeroloogiline sünnikaart on siis selline asi, et kui sa oled valmis endale otsa vaatama, et sealt tuleb hästi palju sinu plussid ja miinused välja ja siis ma annan ka sulle soovitused, kuidas need miinused plussi keerata. ja muidugi sinu otsustada, kas need miinused on vaja just plussi keerata, see on sinu enda vaba valik. tavaliselt minu juurde pöörduvad sellised inimesed, kes tahavad ennast nagu ütleme, et üks level nagu kõrgemale tõsta, nagu paremaks versiooniks iseendast või siis saavad aru, et nendel trigerdavad mingisugused asjad, mida nad arvavad, et on tulnud näiteks kuskilt suguvõsa mingist karmavõlgadest või keegi tahab näiteks teada, mis on tema hingemissioon. Need asjad, vot sellised kliendid on mul üleüldiselt ja nüüd on palju tulnud selliseid nii armsaid, teate, see on nii armas klient üldse, mulle nii meeldib. ema on ise olnud mul kirjaliku analüüsi klient ja siis ta on võtnud lapsele näiteks kas sünnipäevaks või siis nüüd jõuludeks kasutatakse. no ülivõrdes lihtsalt nagu armastan teid tõsiselt, et see on jällegi nii suur töö iseendaga. aga äkki siit said nagu aru, mida ma nagu mõtlesin selle all, et milline on sinu klient või milline klient võiks sul olla, et kellega sa hea meelega teeksid tööd? ma hea meelega teeksin kõikidega tööd, et kõik, kes tahavad teada enda elu kohta, enda isiksuse kohta, et noh, kes nad on. noh, tihtipeale on see, et kuigi kõik on ütelnud minu meelest, et nad on saanud mingit uut infot ka, aga suures osas nagu numeroloogiaski inimesed ju teavad ennast kõige paremini ja seetõttu nagu seal väga palju sellist uut ei tule, pigem tulebki kinnitust, et ma teadsin seda alati või ma tunnen seda alati või midagi ja siis see annab võib-olla natuke rohkem julgust või midagi. Mm -hmm. aga põhimõtteliselt kõik inimesed, kes tahavad teada endast uurida või siis näiteks, kes tahavad astroloogiast teada, on näiteks mõelnud seda, et nad tahaksid seda uurida või õppida, siis ma olen siiani enamasti, ma ei tea, kas iga kord nagu seletanud nagu lahti nii hästi, kui ma oskan, et kust iga asi tuleb või mida need tähendavad või mida näiteks majad tähendavad või midagi sellist, et inimesed saaksid ise enda sünnikaardist aru või sünnikaarti lahti mõtestada. Mm -hmm. ehk siis, kui inimesi huvitab, siis nad on teretulnud. Mm -hmm. nägid, väga lihtne. selles suhtes teate, mis ma arvan, et meil on täna nii palju mõnusat jutustamist olnud, et las igaüks teist, kes te nüüd siin kuulas, et kommenteerige, kas teie olete saanud näiteks astroloogilist analüüsi, numeroloogilist analüüsi, kas te olete saanud sealt midagi sellist, et täitsa lõpp, ma ei teadnudki, et selline asi ka veel on. sest sa ütlesid väga hästi, Evelin, et ega mina siis ka ei räägi mingit raketiteadust, on ju, ma ei saa ju teha inimest nagu ilusamaks, kui need numbrid on, sellepärast et need on tema numbrid ja kui inimene on seal nii näiteks mina 47 juba, siis on ju väga palju asju juba läbi elatud, läbi proovitud ja ma tean väga hästi, milline tass teed ma olen, et kas ma olen kibe või ma olen magus, et mingid numbrid ütlevad, kas väga hea või mõni ütleb, et ikkagi oi-oi-oi-oi-oi. et no vot, et kommenteerige siia, et kuidas teil on suhe nendega, nende asjadega ja näiteks mina ütleksin niimoodi veel ühe asja. minule väga meeldis sinu see sünnikaardi analüüs ja kuna mina ennast analüüsisin, üldse mina tahtsin ennast teada, õppima tundma ja ma kogu aeg ju läbi numbrite ikkagi jälle tunnen ennast üldse, kui inimestel oleks võimalus, siis võiks võtta vot kõik need asjad ja siis kombineerida sealt mingi miksi, et näiteks numeroloogia, astroloogia, minu meelest ka Maiade oma, mulle väga meeldis, Kertu Ann Potter ütles mulle ka, tegi sellise väikse miniversiooni minu asjadest, aga väga huvitav. tõsiselt nagu human design'i veel peale ja, aga hulluks ei tohi minna. lihtsalt see, et iga see ma ei tea, aine või haru, see ju täiendab meid igatemoodi, selles suhtes täiendab seda informatsiooni. niikuinii see kõik on sina ja sealt midagi uut ka ei tule, võib-olla nendest teistest asjadest, aga huvitav on, mega huvitav. et ma ei tea, mul sai kõik otsa praegu ma ütlesin kõik ära, mul jälle levi jooksis kokku, onju. Net jooksis kokku või?
kohati küll, aga no selles suhtes, et ma vist sain aru, mis sa ütlesid. ega ma ma midagi, loodan, et see on. ja midagi uut ei öelnud, et aga samas nii nagu sinagi oled ju ka ennast uurinud ja puurinud igalt moodi, et ja ma tuletan meelde siis see, et kui kellelgi nüüd tõesti ka on samasugused huvid nagu Evelinil on, et mis asi see oli, joogatee, on ju, et siis ka kirjutage siis või joogitee, joogatee. No, tegelikult mõlemad. Et noh, ma ütlen joogi sellepärast, et need, kes nagu äh, käivad sellel teel, on joogid, need suured meistrid. Mhm, aga noh, see Indias ongi see, et tegelikult jooga ei ole mitte niivõrd väga need füüsilised harjutused, mis meil siin lääne ühiskonnas, vaid jooga ongi nagu mediteerimine. ühendus Jumalaga või jah. Kas sa vaatasid seda videot, mis ma panin nüüd eile üles, need eelmiste elude mõjutused? Ja vaatasin Mm, jah, ma praegu vist mõtlesin, vaatasin lõpuni. mul ei ole kõik peas selles suhtes, et aga keegi igastahes oli kas Indiaga seal seotud või ma ei tea, mine käi kuula maikuud, kui sa, ma ei tea, kas on juba see mul üks abiline, kes paneb neid ajavööndeid, kas ta on juba jõudnud. mõtlen, äkki sa oled ka kuidagi seotud mingisuguse kultuuriga. Sa oled ju maikuus sündinud. mul praegu lihtsalt plahvatas pähe, et Minu meelest seal selle mai kohta minu meelest ei olnud seda kirjas, aga minu meelest või noh, öeldud, minu meelest mingite numbrite või noh, mingite kuude puhul oli küll mhm. Indiale. Ja no vot siis vaata selles suhtes seal võib trigerdada veel mingi number sinu sünnikaardist või kes teab, võib-olla astroloogilisest kaardist. aga teate, mina olen väga tänulik, et sa tulid, Evelin, et mul on nagu siiralt hea meel selles suhtes, et me saime pikema videoga nüüd ühele poole. et kallikesed, kommenteerige siia, mis kogemus teil on astroloogia selle sünnikaardiga ja jagage ja otsige kontakte siis Evelini kohta, et jagage sedasama joogateed. ja tegelikult ka astroloogid, need, kes teie olete ka siin 2, 3, 4 aastat tegelenud sellega, miks mitte ka arutada omavahel või näiteks see, kes on ka nüüd numeroloogia teel praegu, õpib numeroloogiat, et võta minuga kontakti, numbritega@gmail.com. räägime, tule rääkima siia, millega sa tegeled, nii et saagu meid palju. vot, aga egas midagi, aitäh, kallis Evelin ja aitäh teile. aitäh, väga tore oli. mulle ka meeldis. vahva, tšau, tšau.